2026 aasta peab olema kaelaarstide jaoks kullakaevandus, sest ausalt öeldes tunnen, et saame iga päev geopoliitilise kaelatrauma. Vaid 24 tundi tagasi arutasin ma Project Freedomi väljavaateid, süsteemi, mida Ameerika Ühendriigid tahtsid luua selleks, et evakueerida laevad, mis olid Pärsia lahes lõksus. Siis Marco Rubio käitus, nagu prooviks saada 2028. aasta vabariiklaste presidendikandidaadiks ja pidas pressikonverentsi, asendades tavapärast pressiesindajat Caroline Levitti, kes on emapuhkusel. Hea töö, Rubio, et astusid sisse ja täitsid Valges Majas veel ühe vaba ametikoha. Igatahes ütles Rubio järgmist. Operatsioon on läbi. Epic Fury, administratsiooni nimetus Iraani sõjale, on see, mille kohta president teavitas kongressi, et oleme selle etapi lõpetanud, eks? Nüüd liigume edasi selle Project Freedomi juurde. Võib-olla siiski mitte. Hiljem samal päeval teatas Trump True Socialis, et, tsitaat, Project Freedom peatatakse lühikeseks ajaks, et näha, kas Iraaniga saab kokkuleppe lõpule viia ja allkirjastada. Siis just täna hommikul avaldas Axios artikli pealkirjaga USA ja Iraan on ametnike sõnul jõudmas üheleheküljelise memorandumini sõja lõpetamiseks. Aga siis, kui sa artiklit loed, saad teada, et see üheleheküljeline memorandum ei lõpeta sõda. Lahe. Ja igaks juhuks postitas Trump paar tundi hiljem True Socialis, et Hormuzi väin jääb avatuks kõigile, kaasa arvatud Iraanile, või algavad pommitamised uuesti, seekord palju kõrgemal tasemel ja intensiivsemalt kui varem. Hoolimata sellest, kui absurdne maailm meil objektiivselt on, arvan ma, et ettevaatlikuks optimismiks on siiski natuke ruumi. Võtmesõnaks on ettevaatlik ja mitte midagi sellist, nagu see pealkiri vihjab. Täna tahan ma selgitada, miks seekord on tõesti natuke lootust, rääkida sellest, mis võib olla selles üheleheküljelises memos sõja lõpetamiseks ja lõpetada mõne lühikese kommentaariga selle kohta, kas see kõik üldse oli midagi väärt. Aga kõigepealt, optimism. Ma tean, et see administratsioon kipub palju asju ütlema. Mind rõõmustab ka see, et avalikkus on rohkem hakanud mõistma, et me peaksime neid sõnumeid eirama. Samas on toimunud ka ülereageerimine, kus Trump kuulutab midagi välja ja see kirjutatakse kohe maha, isegi kui need sõnad käivad kaasas kulukate tegudega. Põhimõtteliselt jätame me klišee teise poole tähelepanuta ja peame jälgima, mida siin tehakse. Eile märkisin ma Project Freedomi olemuslikke puudusi. Ameerika Ühendriigid ei saadaks laevu Pärsia lahest välja korralikult konvois nagu Iraani-Iraagi sõja ajal, vaid pigem koordineeriksid vaid laevade lahkumist. Pole mingit võimalust, et Iraan sellega nõustuks. Seega oli seda kõige parem kirjeldada kui parandust võrreldes algse olukorraga. Kuid see polnud tõeline lahendus laevaliikluse taastamiseks Pärsia lahes sõjaeelsele tasemele. Nii oligi, selle programmi raames jõudsid läbi 2 laeva. Pole paha, arvestades programmi lühikest kestust. 2 on tõesti parem kui 0, aga see on siiski vaid murdosa sellest, mis see olema peaks. Mõne meedia bravuurikuse taga mõistab Trumpi administratsioon süsteemi piiratud ja riskantset olemust, märkides samas õigesti, et midagi siiski tehti. See on oluline, sest see tähendab, et programmi peatamine annab edasi tõelist infot. Me liigume olukorrast, kus Pärsia lahest väljub vaid mõni üksik laev, olukorda, kus lahest ei välju enam ühtegi laeva, vähemalt lühiajaliselt. Põhjus, miks sa seda teeksid, on see, et sa arvad, et on hea võimalus, et peagi tuleb parem lahendus. Nimelt, et Iraan leevendab piiranguid Hormuzi väina läbimisel ja kõigi ohutus on tagatud. Seetõttu, hoolimata sellest, kui lihtne on Truth Sociali postitust ebaoluliseks pidada, arvan ma, et siin on põhjust ettevaatlikuks optimismiks. Siiski märgiksin samal ajal, et kui näiteks oleks 20% tõenäosus, et järgmise paari päeva jooksul jõutakse kokkuleppele, tasuks riskantne evakuatsioonistrateegia ajutiselt peatada. Teisiti öeldes võime samal ajal arvata, et üldiselt on edasiminek ebatõenäoline, kuid tõlgendada Project Freedomi peatamist kui head uudist. See viib meid tänase seikluse põhituumani, üheleheküljelise memosisuni, mis väidetavalt lõpetab sõja. Ei, loeme tegelikult artikli sisu läbi. Tsitaat.
Paljud memos välja toodud tingimused sõltuvad lõpliku kokkuleppe saavutamisest, jättes võimaluse sõja taaspuhkemiseks või pikaleveninud seisakuks, kus aktiivne sõjategevus on küll peatunud, kuid midagi pole tegelikult lahendatud. Lubage mul enne öeldut rõhutada, et rahvusvahelistes suhetes pole miski kunagi lõplik. Päriselt jõustatavaid lepinguid ei ole olemas. Kui keegi mingil hetkel otsustab, et praegune süsteem talle ei sobi, võib ta alustada või uuesti alustada sõda. Aga on oluline erinevus 1 lehekülje pikkusel memol, mis lõpetab sõja, ja 1 lehekülje pikkusel memol, mis suunab osapoolte tulevasi läbirääkimisi. Jällegi, ma kirjeldaksin seda kui põhjust optimismiks, et relvarahu võib pikeneda ja lõpuks kehtestatakse mingisugune iseeneslikult toimiv kokkulepe. Samas tean ma paremini, kui panna vanker hobuse ette, lugeda tibusid enne koorumist või kasutada muid loomadega seotud kõnekäände. Aga vaatame, mis on selle väidetava sõda lõpetava memo sees. Tuleb 30-päevane periood, mille jooksul Hormuzi väin avatakse järk-järgult kogu liiklusele, lõpetades sellega mõlemad blokaadi pooled. Iraan viib oma kõrgelt rikastatud uraani riigist välja. Iraanis algab 12-15-aastane moratoorium uraani rikastamisele ning pärast seda kehtestatakse rikastamise ülempiiriks 3,67%. Pane tähele, et uraan 235 sisaldus 3,67% on piisav tuumaelektrijaamade käitamiseks, kuid sellest ei piisa tuumarelvade valmistamiseks. Iraan lõpetab maa-aluste tuumarajatiste kasutamise. Iraan lubab mitte kunagi arendada tuumarelvi. Täiesti mõttetu samm rahvusvaheliste suhete maailmas, kui tohib vahele segada. Iraan allub tugevdatud kontrolli režiimile, peaaegu kindlasti rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri egiidi all. See on tegelikult tähendusrikas, sest inspektorid saavad kontrollida, kas Iraan järgib kokkulepet. Ameerika Ühendriigid tühistavad Iraani suhtes kehtestatud majandussanktsioonid ja vabastavad erinevad Iraani varad, mis on praegu külmutatud. 1 lehekülje pikkuse memo kohta on see üsna üksikasjalik ülevaade sellest, mis ülejäänud läbirääkimiste käigus juhtuma hakkab. Aga kui lubate mul nüüd esitada terve hulga küsimusi, saab selgeks, et üksainus lehekülg ei saa tegelikult olla tõeline kokkulepe. Kui väin järk-järgult taas avatakse, siis mis järjekorras lõpetavad riigid oma blokaadid? Millised laevad saavad esimesena õiguse väina läbimiseks? Kas minitraalerid saavad kohe väina minna, et seda hõlbustada? Kes annab minitraalerid? Kas Euroopa jääb selle protsessi lõksu, nagu ma olen kogu aeg hoiatanud? Kas Prantsusmaa on esimene, kes sinna jõuab, olles just teatanud, et viib oma lennukikandja Punasesse merre, valmistudes kiireks reisiks Hormuzi väina? Kes võtab enda valdusesse Iraani kõrgelt rikastatud uraani? Milline näeb välja valduse üleandmise ahel, kui see liigub Iraanist kellelegi teisele? Mis saab uraanist pärast seda? Kas keegi ostab selle ära? Kas seda lahjendatakse 3,67%-ni ja antakse seejärel Iraanile tagasi nende tuumaelektrijaamade jaoks? Kuidas Iraan muidu oma tuumaelektrijaamu kütusega varustab? Kuidas saab keegi teada, kas kogus, mille Iraan üle annab, on tõesti see kogus, mis neil tegelikult olemas on? Mis saab kõigist neist tsentrifuugidest, mis rikastavad uraani 60 ja mõne protsendini? Kas need hävitatakse? Kas need pannakse 24/7 IAEA järelevalve alla? Kui kiiresti saavad inspektorid otsustada objekti külastada? Kes saab otsustada nende objektide valimise üle? Kas inspektorite rahvuste osas on mingeid piiranguid? Kas inspektorite liikumisele on seatud piiranguid? Kas nad tohivad külastada ainult deklareeritud objekte? Mis saab siis, kui Ameerika Ühendriigid usuvad, et Iraan kasutab salaja uraani rikastamiseks deklareerimata objekti? Kas IAEA võib seda objekti külastada? Aga kuidas on teiste sõjaliste objektidega? Kas Iraan on mures, et IAEA ülevaatused kogu riigis võivad paljastada olulisi mitte tuumaalaseid saladusi? Kes Iraanis kirjutab sellele kokkuleppele alla? Kas Ameerika Ühendriigid usuvad, et mõni riigisisene toimija ei püüa seda kokkulepet õõnestada? Mida me teeme? Mis toimub?
Mingil hetkel peame me lõpuks hindama, kas see kõik oli üldse väärt. Praegu arvan, et vähemalt tasub selle küsimuse üksikasju üldjoontes uurida. Kuigi Trumpi administratsioon kõhkles selles, kas režiimi muutus oli selle sõja eesmärk, on raske seletada sõja alguse ajastust, kui see poleks olnud eesmärgiks. Ja vähemalt praegu näib, et see on ebaõnnestunud. Ma oleksin ettevaatlik tugevate väidete esitamisel pikaajaliste tagajärgede kohta, sest Iraani valitsus on kandnud märkimisväärseid kaotusi ja see võib mõjutada seda, mis järgmistel aastatel riigisiseselt juhtub. Teisiti öeldes on võimalik, et aasta pärast võime näha režiimi muutust, mida poleks juhtunud, kui Ameerika Ühendriigid poleks seda sõda alustanud. Aga see kõik on praegu vaid spekulatsioon ja režiimi muutuse ootused on võrreldes sõja alguses olnud ootustega langenud. Tuumaasjades ei paista näitajad head välja. Lepingu ajaraamid, millest räägitakse, on märkimisväärselt sarnased ühise laiaulatusliku tegevuskavaga, mis allkirjastati Obama administratsiooni ajal. Kuid siuid on 2 tähelepanuväärset punkti. Esiteks, JCPOE allkirjastati enam kui 10 aastat tagasi ning 10–15 aastat alates aastast 2026 tähendab pikemat lõpptähtaega kui 10–15 aastat alates aastast 2015. Ja teiseks, nii suur osa Iraani õhutõrjest on hävitatud, et riik peaks esmalt selle taastama, enne kui saab tuumaprogrammi kaitsta. See omakorda mõjutab Iraani vastavuslepingule reaalselt. Hormuzi väina ääres tundub kogu olukord olevat viigis, eeldades, et osapooled pöörduvad tagasi varasema olukorra juurde, nagu praegu välja pakutakse. Ma näen endiselt, kuidas suured uudistekanalid arutavad, kuidas maailm on muutunud, kuna Iraan sai teada oma võimust Hormuzi üle, mis on amatööri vea tasemel rumalus. Iraan teadis alati, et tal on see võim väina üle. Ta kasutas seda võimu selle konflikti ajal ning tal on võimalik seda võimu kasutada ka tulevikus. Viimane osa, millele läänes pööratakse vähe tähelepanu, kuid mis on piirkonna partnerite jaoks ülioluline, on see, et Iraan on kaotanud võime piirkonnas jõudu projitseerida nähtavas tulevikus. Iraan ei saa enam saata sõjalist abi oma vastupanu liitlastele samal tasemel nagu viimastel aastakümnetel, mis tähendab, et Saudi Araabia ja Iisraeli jaoks muutub elu järgmistel aastatel veidi lihtsamaks. Nüüd, kas see oli seda väärt? See on poliitiline küsimus ja seetõttu on teie vastused erinevad. Pole kahtlustki, et Ameerika Ühendriigid on selle operatsiooni käigus kandnud märkimisväärset hinda operatsioonile kulunud sõjalise varustuse tõttu. Pole kahtlustki, et väina naasmine varasemale olukorrale ei kõrvalda kogu selle aja jooksul tekitatud majanduslikku kahju. Pole kahtlustki, et Ameerika Ühendriigid on selle tulemusena veelgi enam pettumust valmistanud enamikule oma traditsioonilistest liitlastest. Pole kahtlustki, et USA tarbijad on häiritud tõusvatest kütusehindadest. Pole kahtlustki, et USA tarbijate pettumus jätkub ka 6 kuu pärast, kui hakkame nägema kõrgemate toiduhindade mõju. Me peame nende mõjude tagajärgede juurde tagasi pöörduma 6 või 7 aasta pärast, eriti arvestades geopoliitilisi haavatavusi, mille suhtes USA on end haavatavaks teinud. Asi on selles, et olid mõned kulud, olid mõned eelised ja teie otsustada on, kui palju te neid kulusid võrreldes eelistega arvesse võtate. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? Ma oleksin tänase uudiste suhtes ettevaatlikult optimistlik, isegi kui paranemine võrreldes algtasemega ei paranda positiivset netootust. Olge ettevaatlikud tõlgendamisel, kui palju võib üheleheküljeline memo lõplikku kokkulepet määrata. Ja arvestades objektiivset teavet selle kohta, mis väinas juhtus, on lõppkokkuvõttes siiski sinu enda otsustada, kas see oli #väärt. Samal ajal on samuti sinu enda otsustada, mida sa järgmisena vaadata tahad. Võib-olla selle kanali seotud video või teise kanali Geopolitics Helpline'i video. Ja kui sulle tänane video meeldis, siis palun pane like, jaga ja telli kanal ning kohtume juba järgmisel korral. Ole tubli!